Aga hakkame siis äkki selle sadama teemaga peale, et siin ilma mikrofonideta jutt läks juba kaubavahetusele ja kaubaveole, mis Hiiumaalt toimub ainult läbi sadamate ja enne kui ma palun siin vestlusringi liikmetel ennast tutvustada, siis mul on vist kohustuslik teha nüüd see põlvili langemine ja öelda, et meie siin kunagise orjaturu kohas peaksime kõik nüüd hirmsasti häbenema, et me oleme nii kõvasti teinud ülekohut nendele, kes siit orjadeks müüdi ja veeti, et see oli üks kunagiste sadamate põhilisemaid kaupu olid inimesed. Aga ma arvan, et me jõuame täna rääkida kõikidest sadamate funktsioonidest ja sellest, missugused nendest on Hiiumaal täna nagu rakendunud või missugusi Hiiumaal praegu kasutatakse ja mis on alakasutatud. Ehk siis ilmselt jõuame rääkida nii kalapüügist, reisijate veost, kaubaveost, turismist, purjespordist ja pärimuslaevasõidust, nii et äkki hakkaks siis sellega peale, et paluks kõigil ennast tutvustada ja kuna meil on aega 1,5 tundi, äkki siis tutvustamiseks peaks piisama selline kokku on aega 1,5 tundi, aga tutvustamiseks äkki niimoodi 3-5 minutit igaüks siis räägiks äkki oma tegevusest ja vaatest tänasele teemale. Aga alustame äkki siis palun Hiiumaa sadamate juhi Liinaga. Ja. Tere, mina olen Liina Härm ja istun siin täna, kutsuti mind esindama sihtasutust Hiiumaa sadamad, mille siis tegevjuhina sisuliselt või juhatuse liikmena ma olen ametis jaanipäevast saadik. Aga Hiiumaa sadamatega olen ma seotud tegelikult sama kaua kui Hiiumaaga üldse. Ma sattusin pea esimest korda Hiiumaale ja purjetama 2002 aastal. Ja sellest peale olen Orjakut pidanud oma kodusadamaks. Ja sadamad on just need kohad ja purjetamine, mis on siis mind Hiiumaale toonud ikka ja uuesti tagasi. Ja nüüd lõpuks ka elama siia. Ja eriala tausta mõttes siis, miks ma nende sadamatega tegelen, ongi see, et ma olen õppinud Mereakadeemias hüdrograafiat. Eesmärgiks just merega seotud eriala, mis ei nõua pidevat merel olemist, mida saab ka maa pealt teha. Ja olen oma töö kaudu, eelmine töökoht Veeteede Ametis hästi palju sidus ja andis teadmisi erinevatest Eesti sadamatest, kuigivõrd ka väljamaa sadamatest. Ja see ongi võib-olla... Aga täpsustame üle, eks ole, et nüüd sihtasutus Hiiumaa sadamad on Hiiumaa valla asutatud sihtasutus, mis haldab 4 sadamat kokku. Veel 3, no, siis just valla sadamad siis Kärdla, Sõru väikelaevasadam ja Orjaku. Ja plaanis on hakata arendama vallasadamana ka Ristna jahisadamat. See praegu on veel projekti edenemise taga natukene, millal ja kuidas see täpselt teoks saab. Just, ja ma praami peal vaatasin sadamaregistrist, lugesin kokku, oli vist 22 sadamat praegu Hiiumaal, aga Katrin kirjutas, et on 24, et 2 on veel kuskil peidus, millest me hetkel nüüd ei tea, et võib-olla tulevad selle arutelu jooksul need välja, aga tänan ja äkki siis Lii, räägid meile nüüd natukene turismi vaatest. Võib-olla kõigepealt ütlen ka, et kes ma olen, et Lii Johansen ja tegelikult ilmselt lähemalt enam ei saa. Minu vanaema maad on siin samas kai kõrval ja ka seal selle maa peale minu isa ehitas sadama, Orjaku Männiku sadama siis. Ja täna olen ringiga siin tagasi ja elan ka siin. Et elupõline hiidlane ja see, mida elu ette annab, seda ka siis teinud, et turism on olnud asi, mis jooksis ise nagu ette, et tuli kuidagi oma neid samu vanema vanu hooneid hakata majandama, mida ei tahtnud maha müüa ja ei tahtnud maha lammutada, et nii ta läks.
ja mere ääres jah, kogu aeg olnud. Ja kindlasti oskad peast öelda, et kui palju Hiiumaale saabuvatest turistidest tuleb lennukiga, kui palju tuleb reisijatena parvlaevaga ja kui palju tuleb oma veesõidukitega läbi muude väikesadamate? Suurusjärk, mis meile tuleb kokku aastas, on kuskil 180 000. Ma pakun, et alustega, Liina, kas sina juba oskad seda numbrit öelda, aga mere poolt ilmselt kuskil paar tuhat alust. Neid võib aluste arv Kärdla sadamas on kusagil 800 tuuris hooaja kohta. Orjakus Sõrul 100 ümber, ütleme. Inimeste arv siis mõne tuhande juures. Ja. Just, et 180 000 mitu protsenti 2000 on, et nii palju siis tuleb mere poolt ja lennuki oma on rohkem selles mõttes, et kuskil paarkümmend tuhat. Et umbes sellised suurusjärgud jah on, et mere poolt tulijad on lihtsalt hästi teistsugused. Emotsionaalselt annavad nii silmailu kui igat üht loetakse nägu ja nimepidi üles, et ta on hoopis teine klient kindlasti ja sadama klient ei ole ju üldsegi mitte ainult mere poolt tulija, vaid ka kalda poolt. Ma vahepeal siin tervitan ühte tuttava nimega laeva, mis sisse saabus, et tuli jaht Postimees võistluselt tagasi, aga kas ta ka võitnud on, see on hetkel veel küsitav, sellepärast et kes purjetamisega kursis ei ole, ma hästi natukene räägin, et seal tegelikult ei ole niimoodi, et see, kes esimesena üle finišijoone sõidab, et see nüüd ongi võitja, kuna pärast seda algab see, mida nimetatakse paberil purjetamisega, ehk siis korrutatakse kõikide laevade sõiduaeg läbi mingisuguse koefitsiendiga, mis on arvutatud selle laeva kiirusomaduste põhjal, nii et tegelikult võib selguda, et kuldmedali saab hoopis see, kes tuleb kas viimasena või sõidu keskel, aga selleni, et kui palju nüüd sadamatest või kui palju sadamate funktsioonidest on see sportpurjetamine, jõuame me vast hiljem, et äkki palun siis nüüd Ain räägib natukene, et milleks sul neid sadamaid vaja on? Tervist. Et kõige tähtsam on ikka see, et kas sa oled nüüd hiidlane või ei ole ja mul on nagu otsad ikka lahti midagi teha. Eks ma siin tagasi elan juba üle 30, vaata, et 40 aastat peaaegu, aga emapoolne suguvõsa on küll Hiiumaa suguvõsa ja ma olen üks väheseid inimesi ilmselt, kellel on seniajani sünnikohana kirjas Suuremõisa loss. Nii et ainult see mälestustahvel on seal lossi peal puudu, millegipärast ta võib-olla tuleb kunagi. Nii, aga mere ääres olen ma olnud tõesti nii-öelda mereliste tegevuste mõttes ka 30-35 aastat ja peamiselt erinevas vormis sportpurjetamistega, sport ja siis tegelikult pigem sport-hobi purjetamised, et ma nagu päris selline kange võistluspurjetaja pole olnud, kuigi üks Muhu väina etapi võit on ka olemas. Aga ma tegin selle suppi laevas siis, kui etapi võit saadi. Aga nii 10 aastat tagasi tekkis selline mõte, et hädasti oleks tarvis ühte suurt purjelaeva, korralikku 2-mastilist kaljast. Ja siis tasi läks veel vähe rohkem pööraseks, et juhtus nii, et tuli kohe 2 laeva. Et teine laev siis ka ja selle jaoks siis sai kõigepealt moodustatud mittetulundusühing Halulaev, kes siis nüüd opereerib täiesti unikaalselt Eestis ühe maakonna piires 2 klassikalise traditsioonilise purjelaevaga. Ja üsna uhke on öelda, et Hiiu Ingel on uuel Eesti ajal Eestis ehitatutest kõige suurem purjelaev täna, mis on Hopet ja mis on ka ehitatud 1926 Eestis, aga tema täielik ümberehitus toimus siiski Soomes. Nii et täna on meie laevad hetkel Kärdlas, muidu on tavaline pilt selline, et Lisette on siin ja Hiiu Ingel on Kärdlas ja see on üks ülimalt mõnus puhkuse vorm veeta 2, 3, 4, 5, 6 tundi või päev või 2 päeva järjest merel suure laeva peal.
nii et sadamaid on loomulikult nendele laevadele väga vaja ja Hiiumaa kiituseks peame ütlema küll, et me oleme siin enam-vähem katnud kogu ala, välja arvatud siis tõesti täielik läänetipp. Nii, suur tänu ja me tutvustusringi lõpetuseks siis palun Tarmo. Ja tere, Tarmo Rajang olen mina. Minu seosed sadamatega on eelkõige seotud siis minu tööga rannakalurina. Kalurid vajavad sadamad, rannakalurid väikesadamaid ja ühtepidi on siis see. Teistpidi olen seotud sadamatega ka nii, et olin Hiiumaa ametikoolis sellise eriala nagu väikesadama spetsialist. Algul lihtsalt õpetaja, siis asjaolud kujunesid nii, et olin ka selle eriala kursuse juhataja päris mitu aastat ja seda pidi, et pidin ka nende asjadega siis kursis olema seetõttu. Ja ise sadamate kasutaja. Sadama omanik ka? Jah, seda pidi, et siis üks osa suursadamast kuulub meie ühistule, kus siis on võimalik ka natukene suurematel alustel silduda. Kui palju Hiiumaal üldse on kutselisi kalastajaid, kalureid? Kui ma nüüd ütlen, et kutselisi kalureid, kalapüügile omanik on suurusjärgus 160-170. Kalureid endid on, ma arvan, on kusagil pealt 300. Et neid inimesi, kes kalapüügiga seotuna kasutavad, lisaks harrastuskalastajad, et neid ikka on. 300 ja Eestis kokku iga-aastaselt võtab välja selle kalastuskaardi suurusjärk 60-65 000, nii et ilmselt käib neid siin oma paatidega. Ja need ongi need harrastuskalad, keda on kordades rohkem kui siis kutselisi kalureid. Ja kui suur kalalaevastik Hiiumaal praegu on? Seda ma ei oska öelda. Päris napiks jäänud vist sellepärast, et neid sadamaid, kus veel traalid sees käivad, on üsna vähe. Jah, kui traalpüügist rääkida, siis neid on jah väheks jäänud. Ja sadamad on meil arvan 4-6 midagi niimoodi. Hetkel seisab Hiiu kaluri laevadest 4 seisab suursadamas. 2 Lehtmas. Lehtmas ei ole Hiiu kaluri laevad. Nii, aga ma ei tea, kuidas siis, kui keegi soovib mingit teemat ise esimesena üles võtta, siis võib vabalt mikrofoni haarata ja rääkima hakata, et minul sellise süsteemse inimesena oli mõttes kõik asjad järjest läbi käia ja alustada vist sellest, et kõige rohkem hetkel ikkagi Hiiumaad toidab meil Heltermaa sadam. Nii kauba kui reisijate veo poolest, aga et mis teie vaade sellele võiks olla, et kas reisijate liiklus Hiiumaa jaoks on võimalik veel muud moodi kui läbi Heltermaa või on see ainus? Meil pidi tegelikult täna siin osalema ka keegi saarteliinide inimestest, aga nemad põgenesid selleks nädalavahetuseks Hiiumaalt, et peame oma jõududega hakkama saama, aga ma pisut tean ka saarteliinide asjadest, nii et selles mõttes paluks pigem teie arvamust, et mis selle reisi... Eks see Sõru sadam ikka veab ka mõne inimese üle. Parvlaevaliikluse mõttes küll, jah. Kas see on piisav? Kas saaks midagi paremini? Kas turistide liikluseks on see piisav? Tänane suvi on ju väga ilmekalt näidanud, et ei ole piisav. Et või vähemalt ei ole piisav see tihedus ja see 2 laeva, mis täna on, et ei ole piisav ja ei saa areneda, kui ei ole suuri pilte ees või et kuhu me läheme, et esimene muidugi üldsegi vastus on see, et kas Hiiumaa tahab turismi ja kui palju ta tahab. Et tegelikult sellele väga sellist ühte ja selget vastust nagu ei ole, et rohkem on see, et las nad siis tulevad, kui nad tahavad aga et me ise nagu niipidi nagu astuks mõne väga tõsise sammu,
kadedusega vaatan kogu aeg saarlasi, et küll kaubeldakse välja uus laev, küll uus laevaliin Riiga, küll lennuliin, et ilmselgelt on näha, et nemad arvavad, et turism on teema. Eile just tuli teada selle kohta, et ikkagi pikendatakse seda tihendatud graafikuga sõitu Hiiumaa vahel ka, nii et vist oli abi sellest, et peaminister käis siin ja siis vallavanem temaga kohtus. Jah, selle kohta ma seda ütlengi, et kui nagu selgemat, suuremat pilti nagu ees ei ole, siis kustutatakse kogu aeg tulekahjusid ja kustutatakse nagu siis, kui juba põleb. Et näiteks kui turismi arengutest rääkida, siis ega täna öelda turistile, et oi, meile homseks pandi lisapraam, on vähe abi. Et samamoodi on vähe abi sellest turismi infra arendamisel saare peal, et selleks, et luua uus objekt või uus turistidest kasu saav asi, sa teed kalkulatsioonid ja sa vaatad, palju siia saab ja palju siia on võimalik tulla, et selleks on vaja natuke enne neid plaane natuke suuremalt mõelda. Kes need plaanid peaks tegema? Meie võiks aidata kindlasti neid plaane teha, aga just mulle tundub ka, et see plaanimine ja arvutamine on kohati kiputud tegemata jätma üleüldse. Näiteks ma olen küll kriitiline olnud selles osas, et mulle tundub kuidagi liiga iseenesest mõistetavalt, näiteks parvlaevu tellides on võetud kohe see suund, et Saaremaa ja Hiiumaa liinil peavad olema ühesugused praamid. Ma saan aru, et sarnaseid laevu lõppkokkuvõttes on soodsam ehitada ja tõenäoliselt me saaks tulemuseks, et see ei ole väga rentaabel, kui Hiiumaale käiks väiksemad parvlaevad ja tihedamini. Aga kui see seada eesmärgiks, siis ma ei pea võimatuks seda saavutada. Võib-olla see oleks üks lahendus näiteks, et just nimelt see arvutus põhineks siis sellele, et mida me tahame, mida me vajame ja mida need sadama kasutajad tahavad ja vajavad. Mitte sellel, mis on mugavam või lihtsam teha võib-olla. No ma võtaks siin vahepeal oponeerida natuke, et isikliku oma sõiduautoga saarele pääsemine ei ole inimõigus. Ja täna, kui me nüüd jagame selle raha ära, eks hiidlastel alati meeldib öelda, et seda ei võeta ju hiidlaste taskust. Tegelikult võetakse, eks, et iga praam maksab ja mitte vähe. Meil on tipptunni praamid, nad sõidavad selle üliväikese tippreiside ajal tegelikult tühjalt või pooltühjalt või kolmveerand tühjalt. Ja ei ole oma isikliku autoga siia saabumine inimõigus, eks. Et võib-olla seda ressurssi paisata hoopis teiste teenuste jaoks, paindlik autorent ja nõnda edasi. Eks. Ja, ma olen sinuga nõus, aga seesama paisata autorenti, siis kahjuks see on erabusiness, et seal tulevad nagu jooned vahele. Küll aga olen nõus, et peaks just nimelt natukene võib-olla neid seinu ja piire nagu nihutama ja mõtlema, et kui niipidi ei mahu, et kus siis veel saaks, et nii nagu saarlased lähevad, eks ju, Ventspilsi. Miks me ei võiks näiteks sõita, ma ei tea, Gotlandile? Keelu ei ole sõita Gotlandile. Ühesõnaga, et kui see auk jääb liiga kitsaks, et kas on teisi variante, kas on ja raha ei peaks olema esimene asi, mille peale mõelda, kuigi selle peale peab mõtlema üldse, ka jälle ei vaidle vastu. Kui sa ütled, et oma autoga saarele tulek ei pea olema inimõigus, kas oma paadiga tulek peaks olema? No täna on ausalt öelda see olukord on meil siin tekkinud, mitte päris eks iseenesest inimeste tööpingutusena, et meil ei ole puudus sildumiskohtadest naljalt. See võib-olla juhtub üks või ühel või kahel päeval aastas. Et me oleme üsna hästi välja arendatud ja vaatame kas või seda sama Orjaku sadamat, siin see tagumine laiendus ootab neid jahte, eks. Et natukene veel ja veeturiste mahuks siia uhkelt küll ja veel. Küsimus on ju selles, et kui mitmel eestlasel on alus ja mis hetkel see nagu suudetakse osta või ostetakse, et siis kui on olemas
hea töö, siis on maja, siis on auto, siis on teine auto ja veel võib-olla mõni. Ja siis, et kui et meie see kultuuritaust on teine, et laeva omamine on täna väga suur luksus ja selle pealegi ei tule ilmselt 90% eestlased. 35 000 väikelaeva on Eestis ümmarguselt registrid. Ma täpselt üle ei vaadanud, see võib olla mingisugune paarsada siia-sinna, aga väikelaeva müük on üks valdkond, mis ei ole läbi kriiside kannatanud, et ei juhtunud seda 2008, 9, 10 ja ka tänavusel aastal on paatide ja väikelaevade müük läinud jätkuvalt hästi ja kõik paadimüüjad ütlevad, et laod on tühjaks müüdud ja kõik on käest ära viidud, mis vähegi ujub, nii et see kasvutempo kuskil 1300 mitte uut paati, vaid 1300 esmaregistreerimist aastas on olnud üsna stabiilselt siin viimase 10-15 aasta jooksul, nii et siit saab arvutada, kui kiiresti see tagumine bassein täis saab. No, mina olen eelkõnelejatega nõus selles mõttes, et tõepoolest see võiks olla üks tee, kus need inimesed siia saaksid, nad tulevadki ise. Aga jah, see probleem küll, et kõigil inimestel ei ole seda paati. Ja see eeldab ka seda, et kui see paat näiteks rentida, siis puhkuse ajaks, nädalakeseks või paariks, et teha see ümber Hiiumaa tuur või siis ka mujale Saaremaale, Muhusse. Et see eeldab seda, et need inimesed ka oskavad siis seda paati käsitseda, temaga merd sõita ja see pool. Me küll hüppasime nüüd praegu reisiliikluse juures selle oma paadiga purjetamise juurde, aga Liina kindlasti oskab öelda, et kuidas sellega on, et purjetamisõpe ja paadijuhtide koolitus. Ma väga tuttav selle koolituspoolega ei ole küll, aga ma näen võib-olla neid õppetulemusi. Et olgem ausad, arenguruumi on kohati päris palju. Kui olla see, kes seisab kai peal, siis kui hobilaevad tulevad sadamasse, siis ikkagi vajavad nad teinekord abi ja hõikumist kõige elementaarsematest asjades, et sildumisotsad oleks valmis pandud, et vendrid oleks välja pandud, et sellist paksu, mõnusat, rammusat kogemuspagasit ikkagi keskmisele Eesti väikelaevaga sõitjal veel kahjuks ei ole. Aga paljudel juba on juba sõidustaaži. Ja samas ma võin rahustuseks öelda, et ega kõigil välismaalastel ka seda ei ole. Ei ole nii, et kõik soomlased on sündinud purjetajad ja parimad väikelaevajuhid ja kõik eestlased on saamatud. Üldse mitte. Aga selge see, et me saame õppida kõike seda, kuidas olla ja kuidas tegutseda ise veeliiklejana. Saame oma naabrite käest loomulikult ja nii kai ääres naabrite kui naaberriikide käest. Igas mõttes. Ka samamoodi sadamate rajamine. Mitte ainult liikleja vaatest. Nii Lii tahtis lisada. Jah, tulin just nädal aega tagasi Norrast, kus olin nädal aega vee peal. Küll mitte purjekaga ja küll mitte, ütleme, et see meie jaoks nagu purjetamine ja purjekas on hästi selline oluline oskus ja oluline. Aga lihtsalt see vee peal elu on seal see, mis on nagu fantastiline ja tõepoolest igal teisel on alus. Lihtsalt üks väga sümpaatne asi oli, kõigil suurematel alustel on kummipaat ja igal õhtul oli nende kummipaatidega tulid need väiksed 8-9-10 aastased poisid, tüdrukud sõitsid seal vahel, nagu oleks jalgrattaga läinud metsa vahele korraks sõitu tegema. Et see on see koht, kus õpitakse elementaarsed ja esmased oskused ära ja kõigil olid päästevestid seljas, mida oli. Ei tulnud selle pealegi, nii nagu turvavöö kinnipanek käib, on päästevest selline. Ma korraks siin tulen tagasi Liina jutu juurde, ta ütles, et täpselt ei tea, aga mina küll tean täpselt, Hiiumaa ametikool korraldab vähemalt igal aastal väikelaevajuhtide ühe kursuse. See on küll tasuline, samas ta ei ole nii hullupööra kallis või Eesti keskmisel tasemel on see hind. Et neid teadmisi saab omandada ka Hiiumaa.
ja teisest küljest ka sõidukogemust selles mõttes, kes siin on hommikupoolikust juba olnud, siis need väiksed purjed ja väiksed purjekad, mis siin tiirutasid, samamoodi jahtklubi Taago on väga toredasti edendamas ka just seda võimalust, et Hiiumaa lapsed saaks merekogemuse soovi korral purjetajateks ja et nende jaoks ei oleks enam nii võõras teema. Vahepeal tahtsin tervitada, et siia saabus saarlaste salakuulaja Jaanis Saaremaa Merispordi Seltsist, et kui midagi selle kohta küsida, kuidas neil seal läheb, siis tema kindlasti teab, aga nüüd ta jälle läks natuke eemale, et selle turismi ja sadamate seose kohta äkki Tarmo peaks teadma, et teie sadamast käivad vist need sukeldujad ka väljas või? Et kui tihedalt neid näha on ja kui suur? Minu sadamal sa mõtled mida? Millist neist? Suursadamat? Võt ma nii täpselt kursis ei ole. Olen küll näinud ühte Soome sukeldujate laeva Lehtmas, kes käivad siis vrakkide peal sukeldumas. Aga Suursadamast ma küll ei ole kursis, et seal oleks käinud. Kärdla ja Lehtmaa. Seda saab kindlasti öelda, et ajaga ja just viimaste aastatega järjest tuleb juurde tegevusi küll sadama ümber. Et ei ole ainult enam sildumiskoht, vaid just sukeldus. Ma arvan, mitu firmat on, kes Hiiumaalt alustavad oma sõite erinevatest kohtadest ja viivad siis huvilisi sukelduma vrakkidele eelkõige, mida on jälle Hiiumaa ümber. Ta on kindlasti, ma ütleks isegi siis Euroopas tuntud sihtkoht vrakisukeldujatele. Aga samamoodi ka kõikvõimalikud muud veepealsed tegevused. Et tihtilugu nad ikkagi eelistavad oma baasina nii-öelda siis sadamat, et nad ei lähe vee peale suvalisest kohast rannas. Ka need, kes tegelikult otseselt sadama teenuseid ei vaja. Lohetajad, surfajad, supilaua, rendid, kõik sellised asjad. Oskad sa midagi lisada Ain sellele, et kuidas moodi see turistide ja sadamate suhe võiks Hiiumaal paraneda? No ma arvan, kui me võrdleme Eesti tasemega, siis meil pole hullu midagi. Kogu aeg saab midagi arendada ja midagi paremaks teha, aga tõesti nii nagu Liinagi juba ütles, eks ju, et kui me võtame kas või Kärdla sadama näitel, kui Kärdlas sadamat ei olnud, siis üks ettevõte pakkus Kärdla peale autorenditeenust. Täna on neid 3 või 4 jalgrattarent, siis on sadamas tekkinud toitlustamiskohad ja siis kõik muud need mere ja veega seotud meelelahutusüritused. Nii et igal juhul tõmbab sadam elu käima. Eks? Ja nüüd tekki enda peale sikutades, siis iga sadama pärl on ikkagi üks suur ajalooline purjelaev ja see saarlane siin kusagil kõnnib, aga lähemale ei julge tulla, et ma küsiks, et kus. Aga ei jah, tegelikult Opet on praegu ikka, Läänemaa mehed on loovutanud mingil põhjusel Opeti praegu Kuressaarde, aga see on ka igal juhul iga sadama selline ikka tahaks loota, et silmailu. No turistidest rääkides, siis iga turist eriti Hiiumaale tulles, kui ei ole esimene põhjus, siis on see teine põhjus saar ja merelähedus, et kõik nad tahavad mere ääres olla ja enamus neist liiga kõrgelt ei tahaks lennata ehk merele ei lähe, aga mere ääres sööks, oleks, jalutaks, mõnuleks, seda kohe kindlasti. Et sadamad niipidi, et need, kes maa poolt tulevad, isegi inimeste arvu poolest kindlasti on palju rohkem neid, et väga olulised objektid ja see, mida sadamates tehakse, need üritused, kõik lahti olevad asjad, et see kõik on üli oluline ja need on turismiobjektid kõigi oma teenustega. Jah, nüüd me hüppasime turismi juurde selle reisiliikluse poole pealt ja seda ma võin küll kinnitada, et isegi olen kohtunud mitmete külalistega Pärnu jahtklubis, kes tulevad seda sadamat vaatama ja ütlevad, et jah, neil kodus on olnud või on purjekas, aga et ei saa Pärnut külastades jätta jahtklubis käimata ja eks nad siis ostavad seal mõne prae või õlle või midagi sellist ka, nii et see igal juhul on
on turismiliikluse tekitaja ja loob ärivõimalusi ka teistele jalgrattalaenutustele ja kõigile muudele. Tarmo, tahtsime midagi lisada või? Selle peale mul tuli selline mõte, et viimaste aastakümnete jooksul, kunagi olid ju sadamad sellised suletud, täiesti suletud, vahimees oli ees, tõkkepool ees. Mõned on siiamaani. No võib-olla mõned on siiamaani, aga sellised arenevad sadamad on siis arengul läinud selles suunas, et järjest rohkem tulevad inimesed maa poolt sinna. Sadamad on avatud, seal on muid tegevusi peale siis vee peal olevate tegevuste ja seda kaudu saavad siis sadamaid omale külastajaid, muutuvad turismiobjektideks ka nendele, kes ei kasuta veeteid. Et see tendents on küll olemas. Ja eks see ole ka üks, mille poole peaks siis püüdma, et kui uus sadam kuhugi rajatakse, et siis nii maa poolt kui ka vee poolt oleks neid kasutajaid. Tänavune aasta on selles mõttes väga huvitav ja märgiline, et 2020 saab läbi eelmine Eesti Vabariigi ametlik merenduspoliitika ehk siis riiklik arengukava Eesti merendustegevuste, sealhulgas sadamate planeerimiseks, investeeringuteks, haldamiseks ja nii edasi. Ja just praegu on lõpusirgel selle uue kava koostamine, nii et kui peaks hiidlased jõudma valmis oma selle plaaniga, et kuidas moodi peaks turismi masterplan välja nägema ja mismoodi turismi arendada, siis jõuab selle, ma arvan, siin arengukavasse veel ka sisse panna. Ja siis teiseks ma tean, et siin see Hiiumaa sadamate arengukava on vist ka kas valmis või ka valmimaas. Vähemasti on sellest olnud pikalt juttu. Ma ei ole seda ise näinud, kuigi korduvalt on lubatud, et kohe saadetakse. Tead sa selle kohta kommenteerida? Ma ei oska kommenteerida. On olemas sihtasutusele Hiiumaa sadamad oma siis organisatsiooni arengukava küll. Ja see on isegi, ma julgen öelda, avalikult kättesaadav valla dokumendiregistrist vähemalt. Ja kui me saame oma uue kodulehe valmis, siis saab see ka seal olema. Ja kahtlemata see plaani pidamine ja täpselt, mis me rääkisime enne, arvutused, asjad, see on oluline. Teisest küljest siis ikkagi see just, et aru saada, mida me tahame. Või kes siis tahab, kui meil teema vist oli, kui väga täpne olla, milleks hiidlastele sadamad. Et tegelikult seda peaks ju teiste hiidlaste käest küsima, et need, kes sadamatega juba toimetavad, need teavad, miks neil sadamaid vaja on. Aga seesama suund, mis siit välja on tulnud, turism loomulikult Hiiumaal nii olulise valdkonnana, paljuski ongi see sadamate olemasolu põhjus ja õigustus ja selle kaudu tekkiv siis majandustegevus, eks ole. Aga täpselt need kõige ja jälle just, et mis on siis põhiõigus, kui sõiduautoga saarele saada ei ole põhiõigus, aga üleüldse kõigepealt saarelt ära saada, ma arvan, on põhiõigus. Ja saarele tagasi saada. Ja kalale saada ja kalalt tagasi saada. Ja kõik need teemad või see sama kaupade ja inimeste vaba liikumine, teenuste vaba liikumine. Need on, ma arvan, need päris õigustused ikkagi. Ja need puudutavad siis üsna otseselt, ma arvan, ka iga hiidlast ja iga inimest. Et iseenesest mõistetav on, et saar ilma sadamata ei saa olla. Ja ka Hiiumaa turism saab anda siis oma sisendi merenduspoliitikasse. Turism on selline huvitav loom, et näiteks Hiiumaal majandus arvutuste järgi või ütleme see, mida nimetatakse turismimajanduseks, on majutus ja toitlustus ja selle osakaal on 3-4% kogu Hiiumaa majandusest. Samas ilmselt, kui küsida hiidlaste käest, siis ma arvan, et isegi iga teine ütleb, et tal on mingi seos turismiga. Kas tal on seesama mingi majutussekene, käib suvel, ma ei tea, kuskil koristamas, kelle tütar käib suveti tööl kohvikus ja nii edasi. Ka kõik need merega seotud asjad, et kuigi ta majandusnäitajate poolest justkui nagu on väike, kui me selle ära võtame, siis ilmselt see ei ole ainult see 3-4%, mille kaotust me nagu tunneme. Et eks see sama koroonaaeg näitas meile sama, et justkui nagu märts-aprill meil ei peakski külastajat olema, aga ometi, kui need ei olnud
oli ikka väga tühi küll. Et see on oluline asi. Aga ma tahtsin ühe sihukese huvitava asja püstitada, seesama turism on meil väga hooajaline. Ja näiteks näiteks majutusasutust tehes ütlen, et kui ma arvutan, siis ainult suvist asja teha ei saa. Sest et ei tule välja, lihtsalt ei tule välja. 100 ööd on see, mis tuleb välja müüa, et saaks ots otsaga kokku. Kas on mingid trikid, mida teha talvel sadamas? Kuidas panna sadam talvel? See investeering, mis siia on tehtud, on ju väga-väga suur ja nad sisuliselt, kõik ei ole nii selles suhtes, et need samad näiteks Oreco majad on ka hooaja väliselt väga-väga hästi rakendatud, üllatavama, kui võiks arvata. Ja siinkohal plaane pidades, et need on plaanitud suvemajadeks ja sellepärast on väga kallis neid talvel avada ja talvel kütta. Et võib-olla plaani pidades oleks mõtet enne arvutada, et äkki on odavam teha talvekindel ja natukene tiksutada kasu mingil muul moel. Ain vaidab kohe vastu, me oleme sellel teemal vaielnud ja ütleb, et meie ilma ei muuda ja jää tuleb. Ja jääpurjetajad ka tulevad. No vot, eks möödunud talv ootasime ka pikki silm seda jääd ja kuskil lombiservas oli mõnikord väike kirvetis ka, eks ju. Aga ikka jah, selles osas on sul küll õigus ja mina ei ole seda välja mõelnud, et ilma ikka tegelikult ei muuda. Aga Jaano, tegelikult siis ennem, kui me nüüd võib-olla edasi liigume, et mõtle natukene läbi ja ütle mõne minuti pärast, et palju sellest eelmisest Eesti merenduse riiklikust arengukavast ka ellu viidi. Palju nii-öelda unistusteks ainult jäigi. Et ma võin öelda, et see, mis puudutab ajaloolisi laevu, sellest ikkagi realiseerus ainult näppu otsatäis. Et me võime ju kõvasti energiat panustada ja kärada ja kirjutada selle asja kokku. Ja kui ta ainult pealkirja jaoks on, siis kas sellel suurel pingutamisel on mõtet. Aga võib-olla ma teen vahepeal hoopis sellise väikese kiire ekskursi, et teeme kiire ülevaate ja põgusa ja kindlasti ka vigase ülevaate Hiiumaa ja sadamad üldse ajaloos. Eks, et see, et siin nüüd see Orjaku sadam on seotud selle Orja auguga, see võib olla nii ja naa. Mina ausalt öeldes seda nii väga ei usu. Sest et pole neid inimesigi siin olnud nii väga, keda siin nagu nii-öelda orjaks müüa ja välja vedada. Et nii võimas oleks olnud, et oleks andnud kohale nime, seda ei tea. Aga eks siin nagu mingid sadama ja sildumiskohad olid. Siis ajalooliselt me teame Valippe sadamat, mis siis on jäänud maakerkele lootusetult jalgu, siis me teame ajalooliselt Suursadamat ja siis me teame Kõrgessaare sadamat. Ja selleks peab olema maal ikkagi mingisugune võrdlemisi jõukas valitseja, kellel on mõtet seda sadamat rajada. Siis on üsna suur hulk tühja maad ja vaikust ja siis 19. sajandi paiku hakkab asi jälle natukene edasi arenema, siis tekivad avaramad võimalused Eltermaa ja Kärdla ja see on siis seotud eelkõige Kalevi vabriku loomisega ja oli mõte vedada kaupa sisse ja vedada välja. Nüüd see sama ilus koht, kus me siin praegu istume, selle tekkimise põhjus on tsaaririigi meeletu militaarne ambitsioon luua Eestis teha üks suur sõjaväebaas. Ja selle suure sõjaväebaasi nimi oli Peeter Suure sõjasadam ja Peeter Suure sõjasadama süsteemi rajamise käigus rajati ka Orjaku sadam. Ja meil on üsna mõned head aastad on olnud õrn eksiarvamus, et seda on nimetatud miinilaevastiku abisadamaks. Aga see ei vasta tõele, sest et kui me nüüd natukene läheme Orjaku sadama ajalukku, millal süvendati siia see laevatee õige Eesti ajal.
kõigepealt ehitati sadam ja siia sadamasse ei olnud võimalik tulla, kui me räägime miinilaevastiku abisadamaks. Aga sadamasse oli võimalik tulla küll, sest oli torpeedokaatrite sadam. Torpeedokaatrid on madala süvisega ja kogu see põhitaristu on siis loodud siin tsaaririigi poolt. Ja samamoodi tsaaririik kaevas militaarsetel eesmärkidel Sõru kanali, Rukki kanali, siis Eltermaa kanali ja Püssirahu silma ja siis ka Voosikurgu ja siis rohkem vist ei olnud. Ja Nipet-Näpet ja Kumari kanali ja nõnda edasi, eks. Ja järgmine Eesti ajal ausalt öeldes eriti nagu ei arenenud need sadamad, eks. Ja ei olnud ka väga suurt vajadust, sest et kaupade väljavedu käis purjelaevadega teistmoodi. Ükski purjelaeva reeder ei suutnud endale lubada sadama ehitamist. Sadama ehitus oli niivõrd kallis. Eks, et toimisid siis Eltermaa, Kärdla, seesama Orjaku ja Sõru niivõrd kuivõrd ja siis oli hulk neid väiksemaid lauterikohtasid. Nüüd järgmine suurem investeering oli siis teise maailmasõja eel, kus küll mitte ka väga suurelt, aga teist korda rajati Lehtma sadam. Esimest korda oli esimese ilmasõja ajal ja teist korda enne teist ilmasõda selleks, et jällegi saart remilitariseerida. Ja siis tuli juba see samune Nõukogude aeg, kus siis logistilistel põhjustel üsna palju arenes ranna meresõit ja rannakaubandus ehk siis neid kõikvõimalikke varusid ja toodangut viidisid ära laevadega. Ja Nõukogude võim investeeris siis järgmisena suhteliselt hoogsalt nendesse sadamatesse ja viimane suurem purakas oli Lehtma sadam, kus siis ehitati veel Eesti Vabariigi tingimustes valmis naftabaas ja kohe pärast seda, kui lint oli läbi lõigatud, sai aru, et seda naftabaasi ei ole siia tarvis. Ja kohe hakati teisest otsast jällegi lammutama, nii et tänapäeval on logistilised realiteedid teised, ehk kõik meie kaubavedu käib Hiiumaa tingimustes veoautodega ja need samad 2 sadamat, mis on kohandatud parvlaeva liikluseks, tegelikult rahuldavad meie vajadused ja kõik ülejäänud ongi vaba ja kalasadamad. Nii et selline väike vaheekskurss, aga Jaano Martin, kui palju siis sellest 2020 lõppevast riiklikust arengukavast ka ellu viidi ja kui palju jäi paberile hinnanguliselt? Ma ei oska sulle seda